tulin Saadjärve äärde, lootsin, et on vähekene tummisem vihm, aga tundub, et on niisugune seenekas, sest kõik kohad on ju kukeseeni ka täis juba, nii et varsti tuleb hoopis seenemetsa minna. Hetkel siin siis Äksi juures ja teeme täna siis mingit fotosessiooni, aga siin ei ole veel nii pime, et siin pilte teha. Ma üritan kuidagi veetemperatuuri katsuda. Ma mõtlesin, et panen plätad jalga, aga no näed, unustasin ära ja nüüd tuleb siis käega katsuda seda, ma ei tea. Ära sa räägi, kusjuures üllatavalt soe on, päriselt. Siin ei ole muud, kui oleks praegu uikarid kaasas, tõmbaks kohe litaki vette kupsu ja teeks oma selle aasta esimese ujumise ära. Käterätti ka ei võtnud kaasa. Kuramus küll. Oleks ma seda teadnud, et ta nii soe. Ma arvasin, et see vesi on külmem. No ilmselgelt, kui vette kargad, siis kindlasti tundub alguses vähemalt külmem. Aga jah, siin on niivõrd kaua vist vihma sadanud, et kõik lirtsub korralikult. Ja nüüd ma siis lähen hoopis tegelikult sinna jää ja keskuse juurde, seal on see äge paadisild. Ja siis seal paadisilla peal siis juba hakkan siis pildistama. Täna on kaasas siis Sony H7 C2 ja objektiiviks on siis Tamroni F2 2,8 ja mis ta mul on siis 35-150 millimeetrit. No võt, panen selle vihmavarju ära ja siis näeme juba selle järve teises kohas. Hetkel siis jah, pildistan siin. Tuul on hästi kõva, ilm on päris jahe ja külm. Ja purde peal sai pildid ära tehtud, nii et praegu üritan siis siin pilte teha nüüd. Ma ei tea, kuidas, aga mõte on. Ma vaatan korra kaamerast, kas siit midagi näha on. Ja seal saavad jalad märjaks. Ma ei tea, kas sa tahad seal teha pilti või? Ma pigem saan näiteks selle puu kõrval seista muru peal. Kurat, see ilm on ikkagi, ma ütlen, sellise ilmaga pildistamine ei ole lihtne. No, ma saan zoomida küll. Nii saad ka, et siit. Sa oled siin, on ju. Kuule, sa oled siin ja siis ma lähen sinna. Ja. Ma saan suht kaugel. Ei saan ikka, jah. Nii saan võtta küll. Siis jääd nagu 2 paadisilda peale. Et ma toetan vastu seda puu, seda. Jah. Ma proovin nüüd siit. Vihmasadu vist on küll järgi jäänud, aga võtan seda kaamera ikkagi korraks välja täiesti ilma selle. Ainukene, kus saab siis nagu normaalselt pildistada ja külm ei hakka, on siis Tai ja Tai vihmavärk. Aga noh, jääaja keskus juures. Ma ei tea, kas see tuli. Mitte midagi ei toimu siin praegu. Ma ei tea, me vaatame autos ära, mis pildid meil tulid üldse. Ütleme niimoodi, et tänane ilm ei soosi üldse pildistamist, et siukene normaalne läbu on lihtsalt. Mul mõte oli selline, et ma tulen ja siis siit läheb siis modell vette ja liigub siis enam-vähem kuskile põlvesügavusse vette ja siis teeb siukesi šotte, mis on siis nagu kaugelt teletoruga nagu lähedale tõmmatud ja siis jääb siukene mõnus pokah sinna tausta ja nii edasi siukene metsik siukene kuramuse pilv ja siuke veidike tuult ja märjad juuksed ja nii edasi, aga reaalsus on see, et siin on mingisugune kuramuse roheline, ma ei tea, mis adu see on ja kui siit välja tuleb, no ilmselgelt siit saab ainult siis Shreki kaadrid mitte midagi muud, aga no jah, midagi teha ei ole,
kõik sessioonid ja asjad ei õnnestu. Tee peal nägime ühte väga kriipit kohta, et seal proovime veel mingit pilti teha, aga kui õnnestu, siis ei õnnestu. Siis sõidame korra läbi Tartu ja vaatame, äkki saab siis Tartust mõne hea kaadri, aga seal see adru on ikka päris mässiv, mis siin oli. Igal juhul jah, siukene paras fail selles mõttes, et no nii on, et kõik korrad ei õnnestu. Hetkel siis siin Kukulinna juures olime ka, mingid kaadrid saime, aga ma ei tea, kui head need on ja nii edasi, et hetkel siis vaatan, kas ma saan selle ägeda koha, kus siin läks väike tõus tekib mäest üles, siis läheb siukseks väga kriipiks ja pimedaks. Kohe keeran kaadri sinnapoole ka, siis on näha ka, millest jutt käib. Et siit veidikene sõitu ja siis nüüd tekib siin üks kurv ja nüüd peale seda kurvi siis on kohe siukene koht, kus peatab auto kinni, veidikene veel sõidan. Nii ja nüüd kohe peaks tulema see koht äkki või? Kuigi sealt mäe otsast kui auto tuleb, siis ta hooga tuleb, siis peab pildi väga kiiresti tegema. Sari kaadere kiirelt ja kohena. Las see auto läheb ka ära, üks auto tuleb veel sealt. Nii olemas. Koht on tegelikult äge. Ma korraks lähen autost välja, ma näitan teile ühte väga ägedat asja. Vot, siin on veel, kuhu tegelikult oleks tahtnud tulla veel pilte tegema, on siin. Vot see on, see rois, kus siin vajub alles. Vot see on nagu väga tiip koht. Aga sinna ei saa ilmselt kuidagi moodi. Väga äge oleks, kui saaks sinna kuskile puude juurde minna seisma ja siis seal šotti teha nagu, see on nagu vinge. Aga nagu näha, jah, näed, rekad asjad, nüüd tuleb mingi liinibuss 738 Hansa liinid. Et peab ruttu ära autosse ja sõidame siis ära Tartu poole tagasi ning vaatame siis äkki saab Tartus veel, äkki kuskil Emajõe ääres veel mingi kihvti õhtuse šoti, nii et me sellega ei lepi, et me täna pilte ei saa, noh. Lodja koda. Siin on nüüd midagi aastatega veidikene ümber tehtud. Kui mina siin käisin viimati, siis siin ei olnud seda paadipurret siin. Ja kuskil umbes selle koha peal oli seal mingisugune vetelpääste putka vist. Ja siis kuskil oli mingi purre, mille pealt ma üritasin elu esimest korda nagu spinningut visata ja lõppes see nii õnnetult, et jäi vist vasakusse või paremasse siia kõrva taha kuskile kinni ja siis ei olnudki midagi muud kui traumapunkti ja siis traumapunktis üks arst hoidis peast kinni ja teine arst tõmbas. Ja noh, aeg võis olla siuke 90-ndate keskpaik ja siis ega siis arstid ei olnud sel ajal siukesed pehmud, siis pigem öeldi, et ära röögi, kannata ära. Ja nii ma siis seal ulgusin ja kannatasin, kui nii see spinningu lant kuradi kõrva küljest ära tõmmati. See on päris äge. Kusjuures siukse vihmaga tulla niimoodi jalutama on ka päris kihvt, noh. Ma ei olegi niimoodi sellise väikse sabinaga käinud ja jalutanud ja teinud mingisugust vloogi. Siit saab siis selle jõmmu või? Ei ole jõmmu. Jõmmu on see teine või? See on suur sume, raisk. Kurat, sellega peaks sõitma tulema. Ma ei tea, palju see pääse maksab ja sealpool on siis see jõmmu. Ma vaatan, kas ma sinnapoole ka saan ligi, et seda jõmmut näidata. See on Flo, see on kellegi siukene valge lind, millega lennata. Siin on mingi väike suplusrand ja siin oli ka vesi üllatavalt soe. Ma ennem korraks juba spoilisin ja käega katsusin siin.
kusjuures ma arvasin, et see purre on hästi libe, aga tundub, et ei olegi väga hull. Huvitav, kas sinnapoole saab minna, ma tahaks seda, seal on vist see vana Pegasus. Ma vaatan, kas ma seda Pegasus saan lähemalt näidata. Siin on mingisugune koht, kus saab vist sees süüa ja mingit kohvi ja värki ja lodjakoda. Ja. Siin on veel mingisugune paadi värk siin. Saab paadi peale minna, aga kas seda kuradi vanad laeva saab ka vaadata, seda ma ei tea. Ma veits hiilin sinna lähemal, vaatan. Siit nagu mingi teerada läheks. Äkki saab. Siit on ära aetud küll muru. Aga siin on nüüd see, et poriin ka veits väljas, et see on niisugune hea variant külil käimiseks. Huvitav, kas siit saab siis ka mingit paate rentida ilmselt ja teha mingit lõbusõitu kuskile poole. Aga teate nalja või? Kell on 22:46. Et sellist asja, et nii valge on, ei mäletagi. No jah, järgmine nädal on jaanipäev ja peale seda läheb jälle pimedaks. Vot, ossa, siin on tõrvalõhna tunda. Siin on just seda jõmmu. See peaks nüüd küll jõmmu olema minu arust. On tuunitud siin mingid tõrvatud või midagi, hästi tugev tõrvalõhn on. Ja see on nüüd minu arust see vana Pegasus või ole. Või on see mingisugune teine suvaline paat siin. Igatahes lugu selline, et kunagi Atlantisest 2 tüüpi ärandasid sellise asja ära ja rallisid mööda Emajõge ringi. Ja vahele jäid pelgalt selle pärast, et see paat või laev või mis iganes asi siis põrkas ühest kaldast teise kaldasse. Ja siis tundus kellegile kahtlane see vist ja minu arust nad said, krooni aeg oli, nad said trahvi äkki 100 tonni krooni, mis tänaseks päevaks on sul vist mingisugune 5 või 6 tonni euri. Ja kui nüüd mõelda, siis saada enda kogemuste pagasisse niisugune 5-6 tonni eest nagu laeva ärandamise lugu, siis noh, ilmselgelt see on lugu, mida sa räägid veel surmatunnil, siis kui sa hakkad siit ilmast lahkuma ja räägid oma lastele ja lastelastele, et vanamees oli nii kõva vana, et tõmbas laeva, ärandas ära ja pani mööda Emajõge ülesvoolu udjama. Ja siis sealpool on siis on Suppelrand. Sinna võiks mõni päev minna siis, kui reaalselt nagu päike ka paistab. Et praegu ma sinna rannaalal tuiama ei lähe. Ja auto on hetkel hea soe, mootor tuksub seal. Nii et tänane niisugune fotosessioon siin Emajõe ääres ka tegelikult ebaõnnestus, sest ma ei võtnud statiivi kaasa ja säritus oli siis 1:10 käest pildistamise jaoks liiga halb. Et siuke 1:30, 1:40 ma olen veel käest teinud pilte ja äärmisel juhul veel 1:25 ka, aga 1:10 tekitab ilmselgelt mingisugust ghost efekti. Ma ei ole muidugi materjali üle vaadanud, aga see on, ma arvan, nii nagu ma arvan, et failisin. Aga kui saab 1-2 pilti kogu sessioonist, siis on ka juba väga hästi. Mina ka lõpetan oma sellise väikse Sabinaga vihmavloogi siin siis tänaseks ära ja istun siia, oi kui sooja autosse ja soovin sulle siis mida iganes, ilusat päeva, õhtut, hommikut, kuna iganes sa seda videot vaatad ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!